Õhtust mängin Eureka High Rollerit 2200 eurost. Praegu oli siis õhtusöögi paus, hakkab vaikselt lõppema. Mul on kuskil 110 000, kui average on mingi 50 000, nii et päris hea seis on. Klandides on see kuskil 60 klandi vist on. Ja 250 on järgi, ma arvan kuskil 80 jõuab rahadesse. Ja täna mängitakse veel, ma ei teagi täpselt, ütleme kuskil mingi 10 levelit vist mängitakse veel 40 minutilist või 8 minutilist. Kaart jookseb jube hästi ja ütleme paari suure stacki vastu olen mänginud paar suuremat panka, mis on nagu hästi läinud. Ja siis olen mingit short stacki välja võtnud, et ma arvan, et ma võin olla liidrite seas kuskil mingi 270 000 äkki kuskil midagi sükest. See on siis mingi 100, üle 100 big blindi tagasi tulles. Pole midagi rääkida, selles mõttes, et näete, siin irvitavad, Väga hästi, ei ole lihtsalt millestki rääkida, Ei, tegelikult pastisin, tegin ühe kehva otsuse ise. Ja sealt ma jäin üliväikseks ja see läks kohe järgmine käsi, läks viitega sisse, et nii ta nagu läks, et oleks mingi flipiga kaotanud, siis nagu ei jää nii halba maikusu. Aga vigadest õpitakse. Selles mõttes feel oli hea ja kui ma võtan 2 päeva kokku, et siis ma arvan, ma tegin päris head mängu, et nii-öelda üldjoontes võib rahule jääda, Et vähemalt Georgi! Jah, vähemalt sai igast staaridega koos mängida, kes on ikkagi maailma tippturniiri mängijad ja kui sa suudad nendega mingites spotides üle mängida või nii edasi, siis sa kogud enesekindlust ja nii edasi ja järelikult sa ikkagi oskad mängida, ma arvan, et ma sain enam-vähem hakkama. Räägi oma kohast. Mitmidest oli 16, siis 621 alustas, 16 koht, nii et päris tiip. Aga loomulikult need kõige paremad rahahüpped hakkavad seal üleval pool tulema, et 10-600 oli auhinna raha ja see ei ole muidugi see, mille järgi sa tuled, kui sa tuled hea stackiga teise päeva. Aga nii ta läks ja tulevad järgmised turniirid ja proovime paremini kuidagi. No nii, sõbrad, tere, rääkige, mis siin taga on, et sina, Raigo, tead täpsemalt? Siin on kellad, mis lähevad EPT main eventi võitjale ja siis super high rolleri võitjale. 2 kella ja 1 kella hind peaks olema 5000. Hea võimalus on küsida sellise asja kohta nagu steikimine, võib-olla tavalised, mitte väga pokkeriga kursis olevad inimesed ei tea täpselt, äkki natuke valgustate ja arutate selle natukene lahti. Mis asi see on selline? Steikimine on ühest otsast on see mängija jaoks riskide hajutamine ja teisest otsast on see võimalus investoril investeerida pokkerimängija tulemustesse. Et kui on positiivse ootusega mängija, siis saada tema mängu pealt kasumit. Et seda kasutatakse küllaltki laialt. Ma usun, et laivi mängijatest isegi elukutselistest isegi suur enamus mingil erineval moel seda teeb, et kas müüb osakuid või siis on mingi pikemaajalise diili all või. See on ikkagi, sest laivis sisseostud on palju suuremad ja selleks on palju suuremat bankrolli, palju suuremat enda seda pokkeri
mis see eestikeelne sõna on, pokkeri mingi rahavaru vaja, et nüüd lihtsamalt öeldes, siis täna oli 2200 eurot maksev turniir, millest sa müüsid maha 50%. Tegelikult läks isegi natuke rohkem, mingi 55-60 äkki isegi. See tähendas nüüd seda, et kui oleks ostnud 5% sinu ehk siis aktsiaid, see maksaks mulle 110 eurot. Jah, et seekord, kuna ma nii lühikese etteteatamisega müüsin, siis ma juurdehindlust ei pannud, et 0% ja müüsingi nagu at face value. Ja ütleme, et kui sa nüüd oleks jõudnud rahadesse, et oleks saanud 20 000 eurot, siis kui palju siis oleks... Vastavalt sellele osalusele, et igaüks, kes ostab vastavalt protsendile, kui ostab 1%, saab 1%. Et see on täitsa tavaline nähtus pokkermaailmas? Ja see on väga levinud, jah. Nii, Raigo Kõmmel siin kõrval, et räägi, kas ise ostad osakuid teist? Kuidas see teil omavahel käib? No, mul on steigi teema juba algusest saati olnud selline südamelähedane, et ma mäletan, kui ma esimest live-turniiri, suurelt live-turniiri käisin mängimas, oli Tallinnas Baltic Winter Festival, mida Pokerstars korraldas, siis seal ma müüsin pool maha ja oli kohe esimene nagu live cash mul olemas. Aga ise, eks ma üritan osta, kui nagu pakutakse, kui tundub nagu hea diil olevat. Kus seda üldse leida? Head sõbrad, tuttavad. Et niisama tegelikult avalikult on just ainult praegu ABC Pokkeri foorumis, aga muidu kuskil väga keegi nagu ei paku. Aga enamalt sellised Pokkeri tuttavad, keegi tuleb kirjutab ise, et kas tahad. Ja eks ma ise kirjutan samamoodi, et nüüd Prahasse ma panin ka väikse portfelli kokku, ma ei mäleta, mingi 4-5 inimest, mingi 1200 euro eest äkki. Ja mõnus on reilida, isegi ütleme, et võib-olla ma ostaks siis osakuid, kui mängijad võib-olla ei oleks nagu nii väga head lihtsalt. Aga lihtsalt mõnus on reilida lihtsalt, nagu äkki tuleb, see on nagu selline loterii osak, kui tuleb, siis tuleb korra. Siin on olnud ka sellised turniiri, ehk siis kus kõik lähevad korraga all inni. Näiteks kui ma võtaksin sellest turniirist osa 100 euroga, ütleme järgmine aasta, et kas sa ostaksid mult 5% osakuid? Loomulikult, seal ma võtaks rohkemgi, ma arvan, ma võtaks mingisugune, ma ei tea. Kui see 100 eurone turniir oleks, iga käsi minnaks all in, ma võtaks pool kas või sealt ära. Ma võtaks 100% isegi võib-olla. Ja teema, kui sa vaatad, siis Raigo on nõus ostma mu osakuid, mul on tõesti hea pokkerimängija. Enne kui iga käega all inni minnaks, flip out, see on nagu nii fun lihtsalt. No mida sa propageerid? Kuule, me oleme kõikide rahakotti näidanud, näita sina ka. Nii. Ikka on tore, et oled seifis. See on siis Reinu pilet. Soovime edu. Aitäh. Kiired küsimused võiks ära küsida. Ja, kuule, kiired küsimused on sellised, et mis on sul lemmik pokkeri väljend? Mõni ütleb rahakott siia või one time? Minu meelest esimest intervjuus tuli see välja selga panema. Selga panema.